Varem olen ehitanud mõned erinevad lendavad masinad, sealhulgas raadioteel juhitava SpaceX Starshipi. Kuni reaktsiooniratastega juhitava droonini. Ja hiljuti ka gaasitõukuritega juhitava drooni. Aga on üks soovitus, mida ma alati saan, ja see on see, et kui sa paned aku drooni alla, et raskuskese oleks madalamal, siis droon on stabiilsem nagu pendel. Aga kas see tegelikult ka töötab? Et testida, kas madal raskuskese droonil suurendab selle stabiilsust pendli efektiga, peame kõrvaldama kõik muud stabiilsuse vormid. Siin on mul droon, mis on kinnitatud pulga külge, või pulk, mis on kinnitatud drooni külge. Ja mul on 2 akut, mis on paigaldatud üsna madalale pulga külge, nii et selle raskuskese on väga madalal. Nii et sellel droonil endal ei ole mingit stabiilsust tagavat süsteemi, nagu gyroskoobid või kiirendusmõõturid. See toodab ainult tõuget. Nii et see peaks kõrvaldama kõik muu peale selle. Pendel effect. Nüüd saan ma juhtida gaasi ja mootoreid, aga mul puudub suunajuhtimine, nii et paigaldame sellele alusele ja vaatame, kas see tegelikult töötab. Nüüd paigaldan selle väikese nurga all, mis on ilmselt parim variant, et näha, kas see tõesti tasandub. Nii et astume nüüd sammukese tagasi ja proovime seda. Olgu drooni pendelkatse 1. Sõitis hekki sisse. Drooni pendelkatse 2. Ei. See oli tugev löök. Olgu, tundub, et droon peab päris hästi vastu. Teen testi veel mõned korrad, kuni saame kindla järelduse teha. Või kuni droon ilmselgelt katki läheb. Aga siiani ei tundu, et oleks eriti pendli efekti. Nii et ma arvan, et olen nende testlendude põhjal teinud umbkaudse järelduse. Ma vaatan nüüd neid ülikiire kaamera salvestisi ja siis saame analüüsida, mis toimub. Siin on ülikiire video droonist, kui see lendab, ja tundub, et see hoiab pidevat nurka. Tegelikult saame paigutada drooni kujutise lennu eri punktidesse ja näha, et need kõik tunduvad olevat paralleelsed. See on nüüd väga väike osa lennust, nii et võib-olla polnud tal aega vertikaalasendisse pöörduda. Ja kui ma oleksin filmimist jätkanud, oleks see võib-olla lõpuks loodisasendisse kiikunud. Siin on veel üks kaader, kus drooni hoitakse nagu pendlit, et anda teile aimu ajaskaala kohta. On selge, et kui pendli efekt eksisteeriks, peaks droon end enne kaadrist väljumist ise tasakaalustama. Aga miks see nii on? Vaatame, kuidas pendel töötab. Pendel töötab nii, et mass on kinnitatud pöördepunkti alla ja kui massi küljele liigutada, siis see kiigub tagasi keskpunkti. Nüüd on pöördepunkt alati fikseeritud asendis ja kui massi küljele liigutada, siis raskusjõutõmme on pöördepunktist nihkes. See tekitab pöördemomendi, mis pöörab pendli tagasi, kuni mass on jälle pöördepunkti all. Seega, et droon kiiguks nagu pendel, peab raskusjõutõmme olema pöördepunktist nihkes. Kuna raskusjõud ei tõmba objekti suvalisest punktist, siis ütleme, et see mõjub massi keskmele. See on sama punkt, kus objekt tasakaalustub. Aga kus on pöördepunkt? Kui visata objekt õhku ja anda sellele pöörlemist, näeme, et see pöörleb oma keskme ümber, mis on loogiline, kui oled kunagi visanud lendavat taldrikut. Kui lisame massi ühele poole objektist, nihkub massi keskus sellele poolele. Aga mida see teeb siis, kui see õhku visata? Tundub, et see pöörleb uue massi keskme ümber. Ja just siit saab alguse suurim eksiarvamus drooni stabiilsuse kohta. Tundub loogiline eeldada, et droon pöörleb oma tõukejõu rakenduspunkti ümber ja mass laneb alla nagu pendel, kuid tegelikult asuvad pöördepunkt ja massikeskus samas kohas. Seega ei teki mingit pöördemomenti ega pöörlemist. Kui sa üritad lennutada drooni, mille massikeskus on väga madalal, siis juhtub lihtsalt see, et drooni pöördemoment suureneb, mis tähendab, et lennukontroller peab rohkem tööd tegema, et seda kontrolli all hoida. Ja tõenäoliselt kukub see alla. Miks siis propellerid ei käitu samamoodi nagu pöördepunkt pendli puhul?
Seda on lihtsam ette kujutada, kui kujutada tõukejõudu fikseeritud jõuna, mis mõjub droonile. Kui droon kallutab, siis kallutab ka tõukejõujoon. Seetõttu ei teki korrigeerivat pöördemomenti ja tõukejõud viib drooni lihtsalt külgsuunas minema. Kui me võrdleme seda kallutatud pendliga ja kujutame pöördepunkti jõuna, mis mõjub otse ülespoole, on selge, et praeguses paigaldusasendis olevad propellerid ei suuda seda saavutada. Kui me näitame ka gravitatsioonijõude, mis mõjuvad droonile ja pendlile, on selge, et drooni puhul on jõud pöördepunkti suhtes tasakaalus, mistõttu pöörlemist ei toimu. Samas kui pendel on tasakaalust väljas ja tahab pöörlema hakata. Kui ma kavandan drooni või mõnda muud lendavat masinat, meeldib mulle mõelda neist kui nullgravitatsioonis olevatest objektidest. See sunnib sind eirama igasuguseid pendliefekte ja keskenduma tegelikult jõududele, mis tekivad pöördepunkti või massi keskme ümber. Nii et selle video järgmises osas vaatame läbi kõik oma varasemad lendavate masinate projektid ja loodetavasti selgitan nende juhtimisteooriat. Alustame elektrilisest kanalventilaatoriga raketist, mis on loodud SpaceX Falcon 9 juhtimise simuleerimiseks. See on sisuliselt suur toru, mis kasutab juhtimiseks tõukejõuvektorit alumises osas. Aga kus asub ideaalne massikeskus? Kui me märgime tõukejõu jõuna, mis mõjub toru allosas, ja pöörame tõukejõuvektori ühele poole, siis näeme, et massi liigutamine ülespoole tekitab suure tõukejõunihke massi keskmest, pakkudes seega suuremat juhtimismomenti. Kui massikeskus oleks allosas, oleks tõukejõuvektori suunamine kasutu, sest massikeskmest ei oleks mingit nihet. Seega võimaldab see, et tõukejõu suunamine on massikeskmest kaugel sellel torul, hoida kontrollitud hõljumist. Kuni mootor läbi põleb. Järgmine näide on raadioteel juhitav Chinooki mudel. See ei lenda üldse nagu päris Chinook, vaid sellel on tõukejõu suunamisega propellerid lennuki ülaosas. Sisuliselt on see eelneva näite vastand. Siin lendab see ilma Chinooki kereta. Mootorid suudavad selle punkti ümber pöörata, et suunata tõukejõudu juhtimiseks. Kus oleks ideaalne massikeskus? Sul oleks tegelikult õigus, kui pakuksid massikeskme langetamist, sest see võimaldab maksimaalset tõukejõu nihet. Ära aja seda segamini pendli eksiarvamusega. Ja viimane näide on minu hiljuti ehitatud gaasitõukuriga droon. Kuna sellel droonil on tõukejõud fikseeritud keskele, läbib tõukejoon alati massi keset ja seetõttu ei tekita see pöördemomenti ega pöörlemist. Selle tõttu otsustasin aku paigaldada üles, kuna see oli ainus sobiv koht selle kinnitamiseks. Kui ma oleksin selle alla paigaldanud, poleks see stabiilsusele mingit vahet teinud, kuna see oleks ikkagi tõukejoonega ühel jooned. See lihtsalt nihutaks pöördepunkti veidi allapoole. Seega ainus viis selle lennuki juhtimiseks on kasutada harudel olevaid kõrgsurvejoasid, et tekitada jõud, mis on massi keskmest nihkes ja paneb lennuki pöörlema. Loodan, et see video on hajutanud mõned eksiarvamused droonide stabiilsuse kohta ja kui soovid selle teema kohta rohkem lugeda, olen kokku pannud veebilehe lisainfoga. Näiteks, mis on stabiilsus, mis on juhtimine ja kas aerodünaamika mängib rolli selles pendli eksiarvamuses. Sellega on selle video lõpp. Suur tänu vaatamast! Kui sulle video meeldis, pane palun pöial üles. Kui oled minu kanalil uus ja tahad näha teisi hullumeelseid lendavaid projekte, vajuta allpool tellimisnuppu. Suur tänu kõigile minu Patreoni toetajatele aadressil patreon.com, kes teevad selliste videote ja projektide loomise võimalikuks. Aitäh veel kord vaatamast ja kohtume jälle järgmises videos. Head aega!